päevast! Meil on kätte jõudnud esmaspäev ja meil on pühad. Meil oli pikk nädalavahetus, siis esmaspäev on vaba Karlil, sellepärast ta seal taga toimetab. Me käisime nüüd hommikul trennis, tegime oma shopping tuuri ära siis algavaks nädalaks ja täna peame siis kõik meal prepi valmis tegema. Et Karl teeb omale töö juurde kaasa tavalise tahjuomletti ja siis meil on plaanis veel lõunaks teha kana, nuudlid juurviljadega ja erinevate seente asjadega asjuka vokk. Aga kõigepealt lähme ujuma, sest et tundub, et on ilus ilm. Vaatasin graafikuid, tundus, et on ka madalad lained, nii et loodame, et on hea ilm. Eelmises videos rääkisime veel sellest, kuidas mul on natuke raske motivatsiooni leida ja vahepeal nagu puudub mingi kindel struktuur, nii et ma seadsin omale mingi kindlad asjad, mida ma igapäevaselt tegema pean. Ja selle video jooksul ma kindlasti käin ka need üle, kuidas mul läheb selle jälgimisega. Lisaks mul on üks mõte minna väiksele soolotripile. Ilmselt räägin sellest ka natuke hiljem. Morning comes with the early summer light. Curtains sway gently by the window, and you're sleeping. Me käisime ujumas, aga ma ütlen ausalt, et vesi oli suht sogane ja vetikaid täis. Ehk siis ei saanud seda mõnusat relaxing ujumist teha nagu tavaliselt. Nüüd kell on juba 4 saanud ja ma olen arvuti taga siin veits tööd teinud. Mul on täpselt siuke tunne, et mul oleks vaja ühte kohvi. Tavaliselt ma pärast lõunat kohvi ei joo, nii et see tundub nagu oleks illegaalne. Aga I have a free will, ma võin teha, mis ma tahan. Aga mis ma tahtsin teile näidata on see, et ma printisin välja mulle siukse habit trackeri. Et siis siin on terve märtsikuu kuupäevad ja siis ma saan siia oma habitid kirja panna, et siis ma saan silma peal hoida sellele, et kõik need igapäevased asjad on tehtud. Ma ütlen ausalt, et eile oli 1. märts ja mul on sealt juba paar asja tegemata. Aga täna on uus päev ja uus võimalus, nii et sellest ei ole midagi hullu. Ja pühapäeviti tavaliselt ma planeerin kõik oma nädala tegevised ette. Mul on seal kõik paberid ka. Et ma veits brainstormisin mingid uusi videomõtteid ja üleüldiselt kõik taskid ja asjad, mis ma pean nüüd uuel nädal ära tegema. See aitab mul lihtsalt hoida kõik järje peal. Nädala tegemiste planeerimiseks ma kasutan siukest weekly plannerit, kus ongi siis esmaspäevast pühapäevani päevad. See on põhimõtteliselt nagu päevik, aga lihtsalt natuke rohkem ruumi, kuhu kirjutada, et kui te tahate, ma võin kõik need failid sinna alla linkidesse panna. Teine asi, mis ma rääkida tahtsin, oli see, et ma tahan minna Esperance'i puhkama. Ma ei ole ammu seal käinud ja mul ei ole järgmine nädal ühtegi filmimist. Ehk siis ma ei tea, millal siuke võimalus veel võiks tulla, et ma saaks siit Perdist kusagile kaugemale trippida. Nüüd asi ongi selles, et väga vähesed saavad samasugust trippi kaasa teha, nii et suur tõenäosus on, et ma pean üksinda minema. Siit tuleb ka uus mure, et kas ma võtan auto, sõidan Perdist, ma ei tea, see on vist 7 tundi vähemalt sõitu ja sõidan Esperance'i ja siis ööbin seal üksinda kusagil telgis campsite'il, mis tundub ka nagu veits veider, kui ma üksinda olen naisterahvas. Ma olen siuke delulu ka, et ma nagu usun, et kõik inimesed on head ja mis iganes, aga ma lihtsalt arvan, et see võib-olla ei ole päris õige mõte, et ma olen küll üksinda reisimas varem käinud, aga telgis kusagil keset loodusparki üksinda olla on võib-olla natukene hirmus. Üks variant on veel bussiga minna ja siis koha pealt auto rentida. Aga ma ei ole kindel, kas ma selle auto koha pealt saan. Me oleme nüüd üritanud otsida, et Karlil on tuttavad Perdis ja ma kirjutasin siia eestlaste gruppi ka, et kas kellelgi on autot rentida. Jah, vaatab, kas saab mingi auto ja siis saab edasi planeerida. Dancing on my skin makes me stay in bed a little longer to hear you breathe in. Long for those quiet days when the
drift away. Petals fall on the window pane as the clouds above float away. Üks asi, mida ma kardan, kui ma olen 50, ma hakkan kahetsema, on see, kui me nüüd ei peaks Austraalia viisat saama, siis ma olen lihtsalt linnas ainult olnud. Ja sellepärast ma tahangi Esperantsi minna, isegi kui see tähendab, et ma pean üksinda minema. Ja ma lihtsalt ei taha seda võimalust käest lasta, et meil on suvi praegu, mis saab nüüd varsti läbi. Ma tunnen juba, et ööd on natuke jahedamad, nii kaua, kuni ma veel siin olen. Ja loodetavasti ma saan siia veel kauemaks jääda. Ma otsin autot ja ma panin siis kuulutuse ülesse. Ärge võtke seda nagu isiklikult, aga mehed, nagu mis meestel viga on. Ma kirjutasin, et ma otsin autot ja ilma pikema soojenduseta, ütleme niimoodi, mulle pakuti kohe reisikaaslast, et tema võiks oma töölt päevad vabaks võtta ja mind igale poole sõidutada ja tema on nii kaua Esperantsis elanud ja minu arust, kui mehed otsivad endale rendiautod, siis nagu naised ei kirjuta kunagi, et kuule, mul on rendiauto, aga ma tahaks sinuga kaasa tulla. Isegi kui ma oleksin mitte suhtes, siis selline lähenemine nagu ei tööta naistega. Kui sa nagu päriselt tahad olla nagu tore ja aidata inimest, siis kõigepealt küsida, kas sul on abi vaja, kas sul on vaja näidata, kuhu minna ja mis iganes. Mitte lihtsalt nii tuima nagu peale lennata. Mu autootsingud ei ole siiamaani hästi kulgenud. Olen siiamaani autootsingul ja vaatab, mis saab. Ma pean nüüd täna võtma ennast kokku ja kirjutama kõik oma sõbrannad siin Perdis läbi, kes vähegi saaksid töölt ära tulla või kes töötavad kaevanduses. Võib-olla kellelgi on vaba nädal ja äkki nad viitsivad kaasa tulla. Ma olen nüüd päris palju tööd saanud täna teha, juba läks sassi. Ma olen täna saanud päris palju asju teha arvutis. Ei, tehtud. Ma ei saa hakkama. Ma olen saanud täna päris palju asju tehtud arvutis ja Kard tuli just koju töölt, nii et ma hakkan süüa tegema. Ja me teeme süüa siis sükest taivokki, selle jaoks ma ostsin sükest Bad Thai Mai Chainet. Siis need seened, mida me oleme siin hommikuti söönud, nad nägid lihtsalt lahedad välja. Meil on nädalavahetusest alles jäänud süke koleslaav. Ma viskan need kõik pannile. Zucchini ka veel juurde. Sellised klaasnuudlid ka. Et kuna Karl nagu väga palju mingit tavalist pastat ei taha süüa ja need klaasnuudlid on tehtud riisist, siis ma valisin need, et nad peaksid sellised head kerged olema ja need ma vist keedan ära kõigepealt ja siis ma viskan pannile koos selle kastme ja kanaga. Ma unustasin mainida, et ma panen veel laimimahla siia ja fish sauce'i ja siis natukene panin seda, mis asi see on? Ground chili. Kuna see maitseaine, see on täiega hea, nagu reaalselt. Aga ta ei olnud väga spicy. Ma kartsin, et on, aga ta ei ole. Nii et ma panin natukene juurde. Karl tuli just jooksmast. Nad ei kuule sind. Sa ei kuule mind ka. Ma olen nüüd tulnud oma igaõhtusele jalutuskäigule. Kuskil 5 minutit meie kodu juurest kõndida. Siis tuleb siuke suur park, kus ma olen päris palju filmimas käinud, ma arvan, et te olete märganud. Siin on siuke tiik seal. Ja see on täiega armas. Hästi paljud käivad siin jalutamas koertega ja niimoodi. Ja tavaliselt mul tuleb siis mingi 3000 sammu, kui ma siin käin. Ma teen täpselt selle ümber selle tiigi, selle ringi ja siis jõuan koju tagasi. Ja ma arvan, et see võtab mingi 20 minutit ja vist 3000 sammu. Enne kui ma magama jään, siis ma veel loen raamatut ja siis on kõik minu habitid siis tänaseks päevaks tehtud. Et ma ikkagi tublisti olen üritanud jälgida kõike.
päris mitu päeva nüüd möödas, kui ma viimati kaamerasse rääkisin, aga meil on kätte jõudnud pühapäev, ilusat naistepäeva kõikidele naistele. Meil neljapäeval käis siis house inspection ja sellepärast meil oli niisugune suur puhastus kodus, et kõik asjad me pidime puhtaks tegema nagu tavaliselt. Õnneks, kuna me oleme siin maja suht kaua juba olnud, siis house inspection mulle tundub, et see käib nagu harvem, et ta ei ole päris iga 2 kuu tagant enam. Reedel ma käisin jooksmas ja meil oli mega palav ilm ja mul läks pulss mingi 170 peale, isegi kuigi ma vahepeal kõndisin. Eks see oli minu enda süü, et ma jätsin selle päeva peale, ma oleks pidanud hommikul vara selle jooksu kohe ära tegema, aga see oli väga raske jooks. Ja siis õhtul läksime poistega sööma. Ma pole nii head sööki juba ammu saanud. See oli Subiakos Embassy, kes elavad Perdis. Sõime seal beef tartari, siis kingfish mingi starter oli ja siis pearoogadeks. Me kõik võtsime steigi välja arvatud Taneli, Tanel võttis kala ja steik oli väga maitsev. See oli väga hästi küpsetatud. Sinna kõrvale võtsime mingisuguse kartuli gratääni moodi asja. Ta oli siuke nagu krõbe pressitud kartulilaast. Tõesti väga maitsev oli seal. Ja nüüd eile oli mul üks filmimine. Ja enne seda me käisime Floatis Karliga. Ma ei tea, kas Eestis on floati. Me oleme ühe korra Queenslandis käinud. See on siis niimoodi, et sa oled seal soolavees ja see soolasisaldus on nii kõrge, et sa lihtsalt ulbid seal täiesti. No see Queenslandi oma mulle meeldis rohkem, ma ütlen ausalt. Et see koht, kus me nüüd käisime, tundus natuke nagu vana või? Ma ei tea. Aga õhtul ma käisin ühel sünnipäeval filmimas ja pildistamas ja ma teid kaasa sinna ei võtnud, sest et see oli nii hektik, seal oli kogu aeg mingid mängud, tegemised ja see oli päris cool. Ma ei ole niimoodi pildistamas varem käinud, et tavaliselt videod on minu põhiteema, nii et midagi teistmoodi. Täna siis lähme hommikusöögile naistepäeva puhul. Mis sa siis võtsid? Karl võttis siis sinki juustu omleti ja mul on veiseliha, rebitud veiseliha Eggs Benedict. Mõtlesin, et kui ma matsutama hakkan siin kõva häälega. Ei, see jää peale, sa pead niimoodi lähedale siia rääkima. No, sa võid öelda. Njam. Just drop-offi siin Karli kõrvaklapid. Tal oli võetud JB Hi-Fi'st kõrvaklapid ja lisa selle garantiiga. Ehk siis sa maksad lisaks juurde selle eest, et sa saad vajadusel, kui läheb katki selle garantiiperiood jooksul, sa saad raha tagasi või siis saad uued kõrvaklapid. Ja Karlil siis need kõrvaklapid ei ühendu normaalselt, et vahepeal üks nagu disconnectib millegi pärast. See tagastamine on veits nagu siuke keeruline protsess, et sa ei saa seda lihtsalt poodi viia, vaid sa pead selle viima nagu mingi 3. teenusepakkujale, kes siis kontrollib need kõrvaklapid üle, kas nad on ikkagist katki ja mis neil siis seal viga on. Ja siis, kui see otsus on tehtud, siis saad alles selle raha tagasi. Ja ma nüüd viisingi siis need sinna post office'isse, siis tulevad pick-upivad selle. Esperantsiga ma tõmbasin ennast nii käima ausalt, ma olin jumala põnevil juba, et ma saan minna Esperantsi ja kahjuks ilm läks pekki seal, et 4 päeva järjest on nüüd vihma seal, tugev tuul ja külmad õhtud, ehk siis pidin kahjuks ära tühistama selle, mis on nagu, mul on väga kahju sellest, kuna meil hakkab vaikselt nagu suvi läbi saama. Et tehniliselt ongi juba ju tegelikult sügis ja ilmad hakkavad jahedamaks minema. Ja eriti Esperantsis seal on nagu omakorda veel jahedam kui meil Perdis siin. Nii et jah, kahjuks läks siis seekord niimoodi. Ma ei ole kindel, millal mul järgmine võimalus tuleb, võib-olla järgmine nädal, aga ma ei usu. Et ma arvan, et võib-olla oleks mõistlik lihtsalt hakata Perdi ümber hoopis avastama ja käima erinevates kohtades. Nüüd nende habititega on mul läinud nagu nii ja naa see nädal, et eile ma unustasin oma kella täiesti käe peale panna. Niimoodi, et trennis käisin ilma kellata, unustasin, tulin koju, siis läks midagi uuesti meelest ära.
ehk siis päeva lõpuks ma ei teadnudki, palju ma samme kokku sain. Tuleb üks päev, mis ma ei tea, midagi ei lähe nii, nagu päris tahtsid, siis tekib kohe siuke tunne, et tahaks kohe käega lüüa, et savi, ma üldse ei viitsi selle midagi teha. Aga see ongi see koht, kus tuleb nagu jääda endale kindlaks ja täna ma teen oma sammud täis. Ma käisin juba jõusaalis jala ja õhtul ilmselt teen ühe lisatiiru veel. Ma ei tea, kas teil on ka niimoodi, et ma eelistan alati suhelda pigem e-maili või sõnumi teel, kui helistada kellelegi. Ja eriti, kui see on mingi võõras inimene. Ja ma olen ühte kõne lükanud mitu päeva edasi ja ma nüüd lõpuks võtsin ennast kokku ja helistasin sinna ja nad ei võtnud vastu. Milline kergendus. Ma saan nüüd neile sõnumi kirjutada. Aga helistab tagasi. Okei, ma sain selle kõne tehtud, kõik korras. Aga ma nüüd tõmban video otsad kokku, nii et aitäh sulle, et sa vaatasid ja näeme juba järgmises videos. Tšau!